Siin uudised stuudios Rohkede Velak. Tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt selle aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulk oluliselt kasvanud ja see näitab pehmemate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilanss on positiivne. Arstide liit aga annab teada, et arstide seisukohtade paremaks propageerimiseks on plaanis kaasata keelespetsialistide abi. Arstid nimelt kahtlustavad, et meedikud ja poliitikud räägivad lihtsalt täiesti erinevat keelt, mis on kõlaliselt küll täiesti sarnased, ent sisuliselt täiesti erinevad ja just elementaarsete ja igapäevaste mõistete tasandil. Kui arstid räägivad, et meditsiinis on kõik halvasti, siis poliitikud räägivad jällegi, et kõik on hästi. Tõenäoliselt on tegemist mõistete hästi ja halvasti erineva tõlgendamisega. Samas on probleemiks ka kolmas seisukoht ja see on patsientide tõlgendus. Kui poliitikud arvavad, et kõik on hästi ja arstid, et kõik on halvasti, siis patsiendid arvavad, et kõik on hästi halvasti. Probleemiks tõenäoliselt ongi lõpuks patsiendid, kelledest osad tunnevad ennast hästi ja osad halvasti. Politseitöömailt eile registreeriti arvukate seni registreeritud tundmatute lendavate objektide kõrval ka esimene tuntud kõndiv objekt. Kell 12.34 sisenes päeva jooksul juba 60. korda Kullavere poodi umbes 2,1 meetrit pikk, aga samas ka 34 sentimeetrit lühike meesterahva keha hoiakut meenutava välimusega objekt. Kollane kastega on peas, põlev lumelabides ühes käes ja töötav tolmuimeja teises ning hakkas konnahüppeid meenutava liikumisabil lähenema alkoholiletile. Leti kiire äraviimisega harjunud personalil õnnestus objekt Mõmmi ja Aabitsa tunnusmeloodia abil jälle mõttesse viia, kuid enne seda jõudis Ahto siiski 2 lihapiruka sisse haukuda, külmletist võtta pelmeeni ja sellega seinale kirjutada sõnapaari säile nõtkus. Esimest korda märgati Kullaveres tuntud kõndivat objekti 1973. aasta suvel. Ja majandusest. Seoses elektrienergiaturu stabiilselt kõrgete hindadega otsustas valitsus börsi hinnale üle viia ka kogu Eestit katva veevärgi ja selle kõik teenused. Vastavad muudatused vastavates struktuurides viiakse läbi tänase päeva jooksul ja seetõttu tuleks hinnatundlikel tarbijatel vältida vee kulutamist, WC-s käimist ja joomist täna kella 16.18-ni ja nädalavahetusel kella 20.23-ni. Veebörsi hinnaga saab tutvuda järgmise kuu veearvetel. Tarbijatel, kes ei suuda nimetatud kellaaegadel WC külastamist vältida, palub valitsus seda võimalusel teha avalikke käimlaid kasutades. Samuti on aasta lõpuni tasuta vee laskmine looduses. Ja ka lennundusest. Päästeamet sai täna varahommikul teate Piirissaarelt, kus kohaliku lennundushuvilise kalur Helver Joogase juhitud deltaplaan tegi hädamaandumise. Vahejuhtumi asjaolusid uuritakse, seni ei olegi teada, kumb häda täpselt maandumise põhjustas, sest lennuhuviline oli juba edasi lennanud. Spetsialistide sõnul ootavad teda aga varem või hiljem uued hädad ees ja siis saab pilt ehk ka selgemaks. Eetris olid uudised.